Eesti karikavõistlused jäärajasõidus on siis selleks aastaks läbi. Talv oli meie jaoks suurepärane, saime korraldada 4 etappi, võistlejate arv oli samuti suur ja oodatust rohkem. Esimene etapp toimus meil siis Valgamaal Korijärvel, osales 140 võistlejat. Teine etapp Viljandijärvel, rekordiline arv 172 võistlejat. Kolmas etapp Võrtsjärvel, Tarvastu Poldril. Siin oli meil võistlejaid 123 ja täna 4. etapp, samuti siis Võrtsjärve Poldril ja osalejaid 127. Et nende arvudega olen igati rahul ja sellest ka järeldub, et ikkagi meie autosportlastele meeldib talvel jää peal kihutada. Karikavõistluste eripära ongi selles, et kõik võistlused peetakse veekogudel ehk siis järvejäädel. Auto on Audi 80, mootor on turbomootor peal ja eks ikka sõiduoskus ka mängib rolli. Eks autod on ehitatud ka natukene. Mulle meeldib siuke rada. Rada oli normaalselt kiire. No täpne toobolla, ega siin need dokid on ikkagi, vaata kuidas ikkagi mööda saad ja väga sõit peab puhas olema. Esimene voor ma olin teine täna. Oli vist 300 sajandikku oli vahe esimese kohaga. Teise voor võitsin ja 3. vooru ka võitsin. 3. sõit läks siuke lammutamiseks juba, aga sain hakkama. Esimeses voorus tuli olla kiire, sest jää oli kare, lund oli peal. Minu autol on veits keeruline, et ma ei tea kunagi, kas teine või 3. käik on parem, et esimene voor tuli tegeleda rohkem teise käiguga. Kui läheb libedamaks, tuleb rohkem 3. panna, ehk siis teises voorus oligi juba üllatavalt libedam. Arvasin, et on veidikene parem pidamine, aga seal tuli juba rooliga korralikult lappama hakata. Ja 3. voor oli juba korralik jäärada, et seal tuligi neid tuisuvaalusid kasutada ja natukene lund siit sealt võtta, et oleks kenasti hea tulemus. Tuisk oli vahepeal, et ei näinud, kus see kurv on. Ja ei teagi, vahepeal üldse läks nagu meelest ära, et kus see kurv on, sest midagi ei näinud. Kõik tuskas ja siis järsku tuli meelde, et siin on kurv, siis pidid pidurdama ja kõik alla lööma, et mõnikord oli keeruline. Ja tuul tahtis vahepeal kiivrit ka peast minna lennutada, et pidid pead ka hoidma veel. Vahepeal tuleb seda piiki nagu nii-öelda usaldada, et see peab kogu aeg ja tuleb kurvi suure hooga minna. Ja julge pead olema, muud midagi. Suured tänusõnad isale, kes on seda karti korras hoidnud ja seda arendanud, et ja tervet perekonda tahaks tänada.